tere, see on mu esimene tõeline video sellel kanalil. Aga jah, see video hakkab olema selline, kuidas ma näitan, kuidas teha igasuguseid raamatuid, magasiine, selliseid ajakirjasid ja asju. Ja mõned asjad on prinditud. Et need asjad, mis on kõik prinditud, on myfrogisto. Mingi blog ja siis ma sain sealt need. Nagu väikesed asjad sinu petshopidele, punidele, ükskõik mis asjadele. Te võite sealt minna vaadata, kui teil on printimiseks olemas ja on kõik värviliselt kasutatud, et kui teil ei ole värvilist, siis te kahjuks ei saa neid. Aga kui teil ei ole seda, siis on tavaline versioon ka, kui teil on igasugused raamatud. Aga alustame siis. Mina lõikasin välja igasugused sellised pisikesed ma võtan kõik kätte. Igasugused sellised pisikesed jupid sellisest jõulukalendrist. Siin tagapool oli mul neid leida palju. Nagu näete, ma olen siit lõiganud juba valmistuseks. Ja kui te tahate midagi muud teha, siis tavaliselt see koht on siin väga ilus ja ma panen selle taustaks mõnedele nendele. Näiteks mingi iluoma oli mul seal. Aga alustame siis, ma kohe ütlen, mis asju sul on vaja. Teil on vaja pappi, liimi, kääre ja nagu ütlesin, ajakirja. Kui te tahate prinditud teha, siis printimisega. Siis on vaja teil igasuguseid teisi asju ka. Kui te tahate nagu ise teha, vaata, ma näitan ühe ise tehtud nagu need. Ma teen ühe ise tehtud lehtedega, mis saab lahti teha. Ma käin korra all sellepärast, et mu pliiats kukkus. Aga et sul on vaja pliiatsit, kui te tahate ise teha, ma näitan, kuidas seda ka teha. Ja alustame siis. Kohe näen teid. Teil on paberit ka tegelikult vaja. Nii, alustame. Esimene asi. Võite väiksema, et kasutage kääre, et lõigata väiksem jupp papist. Kastilt lõigatud, et see nagu taga on selline kollakas. Mulle on kollakas, teil on selline beesikas või üldsegi valge. Et võtke see asi, millest te tahate teha. Ma vaatan, millise nüüd võtaks. Iga päev on pidu, võtame selle. Mis arvate? Võta. Näete, iga päev on pidupäev. Aga ma lõikan siis selle jaoks piisavalt suuri juppi. Ma lõikan selle jaoks piisava suurusega jupi ja siis kohe näen teid uuesti. Jah. Sain selle jaoks piisavalt suuri juppi. Piisavalt suurusega juppi. Nüüd tuleb see liimida ära. Liim on ka teil väga vaja, sest kui teil liimi ei ole, siis te enamus asju ei saaks väga palju teha. Ma ei hakka ütlema, mida me teeme, aga ma ütlen, et neid raamatuid, mida me praegu teeme, ei saaks teha küll. Sellepärast, et pappi on vaja taha, et see jääks niimoodi seisma ilusti, et see kohe ei lagune ega lähe kortsu. Tuleb siia midagi taha panna, kui te just ei taha, et see kollane oleks. Aga selle jaoks ma ei teadnud midagi väga, et siis ma hakkasin vaatama siia ajakirja jälle. Ja ma mõtlesin, et äkki midagi leiab siit, aga vaatame siis, kui video on. Sellepärast, et praegu enne seda ei olnud aega, pidin õppima. Et ma kohe vaatan ja kui ma leian midagi ilusat, siis näitan teile. Ma leidsin midagi. Näete seda patja siin. Sellest võib-olla saaks väga ilusa taustaka. Ja ma kohe näen teid. Lõikasin need välja, ma mõtlesin, et lõikab mingi teise asja. See pati lõigatud. Ma mõtlesin, et lõikab sellega välja. Selle peal oli inimene, sellepärast see ongi pool. Ma lõikasin sellega välja, näeb ilus ka ju välja. Vaatame, milline sinna kõige rohkem sobib. Kohe näeme. Ma arvan ikka, et see padi näeb kõige parem siin taga välja. Näeb välja rohkem pidulik ka ju. Ma liimin selle peale. Nüüd
ma ei viitsi kinni panna praegu. See on üks asi. Nii, paneme selle siia külge. Nii. Ma teen selle peenikesemaks sellepärast, et ma tahan. Vabandust, et ma olen väga kaua vait tulnud. Aga mu vend praegu kuulab videos ja ma kuulen seda ka ja teie vist kuulete ka, aga ma panin selle siis siia taha. See on nagu küll natuke valge. Aga see näeb ikka elus välja. Esimene. Oih. Nii. Võtame mingi teise asja nüüd. Kohe valin. Et ma valisin selle. Paneme siia, ma lõikan selle suurus välja, liimin külge ja siis vaatame, millise me paneme siia taha. Võib-olla paneme tavalise paberi, ma ei tea, kohe näeme. Sain külge, see näeb tegelikult päris lahe välja. Ma ütlen, need näevad jube lahedad välja. Nii. Kohe vaatame, millise me paneme. Niikuinii ma tean, millise, kuna meil ei ole neid palju valikuid. Ja see ei ole nii suur, et see teine mahuks. Mul on üks teine väike selle jaoks. Peale seda me hakkame kõiki teisi üstida. Sealt ajanedes otsima, kuna see on ainukene, mis sobib praegu ja see jääb. Et ma teen selle ühe veel ära, sellepärast, et muidu oleks liiga palju. Ja siis ma ütlen teile, et siis me hakkame ühte teist asja tegema. Päriselt. Ma hakkan ühte teist asja tegema. Teeme selle õhukeseks, kuna see ei ole raamat. Need on ajakirjad. Fotograafi käsiraamat. Olemas. Nagu ütlesin, olemas. Meil on praegu siis 2 erinevat raamatut või sellist asja olemas. Kas Sandra saab välja tulla? Sa kutsusid mind? Jaa. Saad neid vaadata, kas need sobivad sinu suurusele? Ma jooksen teisele poole kiiresti. Kus teine on? Sa ütlesid, et teine on ka siin. Mul kukkus see kogemata alla, ma lähen võtan selle kiiresti. Sobivadki, aga ma ei saa nüüd, ma pean mõtlema mingit asja välja. Okei, aga need on need 2 raamatut. Alustame teiste asjadega juba, meil on vähe aega alles. Ma tahan selle video lõpetada enne 15 minutit. Ja juba on 9 minutit. Et mul ei ole palju aega. Aga kas teil on see probleem olnud, et te tahate nagu enda petshopitele või ükskõik barbidele või mingitele asjadele telefoni? No ma lahendan selle probleemi teil. Minge sinna blogile, millest ma rääkisin. Ja siis see on seal sellised printivad telefoni omad, igasugused väikesed, suurem, ma lõikasin just ennem siit välja ühe. Et sa saad igasuguseid, ma lõikasin ühe väikese välja ja siis jälle taguse ka välja. Kus see teine väike läbi? Kohe näen teid uuesti. Leitud. Aga ma kohe näen teid, kui see telefon on liimitud kokku.
sain telefoni valmis, sellel on tagus ja esiosa, et sellel on nagu selline märk, kuna my frogi ja see tähendab minu konna asjad. Ja seal on nagu YouTube'i videoka, ta teeb ka selliseid asju nukkudele. Aga vaata, need on nukkudele mõelnud, mina teen nagu Petshopi ja ponide ja selliseid versioone. Aga kui teile meeldis see suurus, see on nagu Petshopi suurus. Sandra, mul on vaja siin korra jälle. Et see on nagu Petshopi suurus, täpselt ilus. Et jah, ma lõikan nüüd teise välja, see on natukene teistsugune, et kohe näeme uuesti. Sain teise telefoni ka nüüd. See on natukene erinev. Palun. Ma näitan selle suurema pildi peal äkki. See on selline ainult väiksem. Täpselt selline ainult väiksem. Et 2 telefoni. Nüüd lähme teise asja juurde. Nüüd teeme arvutit neile, et kohe tulen tagasi ja kohe näete mind uuesti. Sain 2 juppi valmis, lõigatud. Nii, mina tavaliselt teen niimoodi, et ma panen siia papi ka veel vahele, sellest ajast alates, kui mul läks väga valesti ja ma ei pannud ja siis oli niimoodi, et see kortsus ja igast niimoodi ja... Aga ma nüüd tean, et pane papu vahele, kui te ei taha ja te hoiate vaata niimoodi alati väljas, kuna mina hoian vahel karbis või kuskil kotis, kuna ma lähen tavaliselt sõprade juurde ka ikka. Et ma panen papi ka siia vahele. Kohe liimin papi peale ja siis näeme. Sain selle valmis, päris kõva. Seda küll ei saa hästi kinni panna, aga töötab küll hästi. Kas Sandra, tule proovi seda palun. Sobib. Ja nüüd teeme raamatuid veel, teistsuguseid. Et siin on veel asju. Draama, theater, see on nagu... Ma teen varsti selle peale, aga me praegu võtame ainult selle osa. Need 3 asju võtame siit, aga ma teen 2 tükki, sellepärast et muidu kestab liiga kaua aega. Aga ma teen 3 tükki, aga kohe näeme. Kõik 3 osa oli lõigatud ja seekord on neil tagus ka ilusasti ja ma ei pea midagi tegema peale, kas selle täitma või niimoodi panema, et siia tuleb palju lehekülgi, et see oleks paks. Et kohe näeme. Kui te tahate lehti enda raamatule teha, siis te peate mõõtma, kui suur see raamat on, kui suured te tahate lehed teha ja siis hakkate, nii tegema. Saate aru? Ja siis te hakkate liimima kokku näiteks neid ääri ja siis nagu need 2 ja siis ma rohkem ei tea, aga ma kohe näen teid ja näitan teile seda. Sain raamatu valmis, mille saab lahti teha. Ma ei tea, te saate ükskõik mida panna siia sisse lehtedega. Ükskõik mida. Aga nüüd ma teen need, mis ei saa lahti teha. Ja teised 2 raamatut valmis. Raamatud, paksud, raamat, peenike, mille saab lahti teha, teisi ei saa. Et üks, mida saab lahti teha ja üks mitte. Ja nüüd tegelikult võib-olla oligi see viimane asi. Ei, need on miniraamatud. Aga neile ma võib-olla panen ainult vahele. Et kohe näeme. Valmis ja ma ikka panin sellele. Et ma kohe võtan kõik enda asjad kätte ja näitan, mis ma tegin siis. Et see on kõik, mis ma tegin täna. Ja järgmisel korral ma võib-olla teen sellise pisikese maja. Ja hakkan vaikselt endale ise selliseid asju tegema. Et see on kõik see osa. Ma panen see kõik maha. Et järgmises osas ma vist teen rohkem, aga see on kõik selle osa jaoks, et see on minu selle kanali igasugustele nukkudele tegemine ja minu poolt ma ütlen nüüd head aega ja ma loodan, et teil on hea päev olnud või õhtu, kuna meil on juba õhtu, et head aega!